Väga palju räägitakse toidu keemilisest ohutusest, et millised need ohud siis ikkagi on? No kõige olulisemaks keemiliseks ohuks võib pidada saasteaineid. Et need on sellised ained, mis meie toitu satuvad tahtmatult, kogemata, aga paraku on tihti tegemist potentsiaalselt toksiliste ühenditega. See tähendab seda, et me sooviksime, et nende sisaldused toidus oleksid võimalikult madalad ja seetõttu ka laboris teostatakse paljude saasteainete sisalduste kontrolli toidus. Ja milles siis probleem on? Need ained on tihti ülimalt püsivad ja võib öelda, et mõned ained, mis on ka juba aastakümneid keelatud, ringlevad ikka jätkuvalt meie keskkonnas ja võivad toitu saastada. Mismoodi nad ikkagi täpsemalt meie toidu sisse satuvad? Kas siis saastunud vee kaudu või saastunud pinnase või õhu kaudu. Ja sinna omakorda satuvad nad loomulikult tööstuslikest protsessidest, ka põlemise käigus eralduvad kahjulikud ühendid, ka liiklussaastest ja mis on ka väga oluline allikas, on erinevad jäätmed. Järgnevalt võiks veel välja tuua ka võimaliku saastumise toidu tootmisel. Nende ühendite hulka võib liigitada taimekaitsevahendite jäägid. Inimene kasutab ju teadlikult ja tahtlikult erinevaid preparaate selleks, et taimi kaitsta. Siis on veel võimalik saastumise teid. Kas on mõni tooraine saastunud või tootmisliinidel või pakendil on teatud saastus. Kuid üks oluline aspekt on ka kindlasti toidu valmistamisel tekkivad saasteained, kas siis tööstuses või ka koduses toidu valmistamises. Milleks neid laborianalüüse siis ikkagi kasutatakse? Kasutame analüüsi tulemusi riski hindamisel. Riski hindamine on protsess, kus me otsime vastust küsimusele, kas näiteks mingi keemiline aine, mingi saasteaine kujutab endast reaalset ohtu inimese tervisele.